Head FC Hiiumaa dokumentaali jälgijad, mul on hea meel teatada, et hooaeg on jõudnud juba poole peale. Me oleme täna tulnud siia Läänemaale, et siis meie kahe võistkonna tugitalaga saada natukene lähemalt tuttavaks. Nendeks on Karmo Einman ja Kristo Enn. Lähme uurime, miks mehed jalgpalli mängivad veel, miks nad seda just Hiiumaal teevad ja mis elu nad elavad väljaspool jalgpalli. Ja selles episoodis te näete, kuidas me mängisime Tallinna Kalevi vastu, kes muideks on Premium-liiga klubi. Samuti karikavõistluste veerandfinaali Hella Hundi vastu ja karikavõistluste poolfinaali Rakvere Tarva vastu. Davai kutid, Mehed mõistusega, aina. Pole vaja midagi üle mõelda. Rahulikult. Nii et sõidame. Ei märka mu silm, nähtud kõiku vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Miski tuud, erilist ei märka mu silm, nähtud kõiku vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Karikamäng, uus teekond hakkab pihta, vastas ootab meid Hiiumaa. Ma arvan, et kogu see melu ja mängust tehakse ülekanne ja ma arvan, see on suur sündmus Hiiumaa jaoks. Kerget mängu ma ei oota kindlasti. Ma loodan, et minu mängijad ei suhtu sellesse üleolevalt ja ma pigem tahaks pakkuda head ja mõnusat mängu mõlemalt poolt. Mis sinu eesmärgid täna on? Ühe võiks kindlalt ära kobistada kuidagi ja ühe ära lüüa siis. Ideaalis rohkem, aga see oleks lahe, saaks ühe ära löödud juba. Täna on selline päev, et Tallinna Kalev ehk siis Eesti Premium-liiga klubi on meil vastas Evald Tipneri karikavõistlustel ja kui me täna panema ei hakka, pannakse meid endit ja väga rõvedalt. Okei, Tallinna Kalev, grammi kõvem sats vastas ja kõik tahaksid nina püsti koju minna, kõik tahaks Joelile ja Alole kuradi ninanipsu teha ja tervele Tallinna Kalevile ja üldse tervele kuradi Eesti jalgpallile. Kui te selle mänguga kuradi võiduga ära lähete, teetegi kõigile, tervele Eesti jalgpallile teete. Siukse ninanipsu, Maiko ka pärast ütleb, ma ei taha mitte kunagi enam sinna Kalevisse tagasi minna. Kuulake mängus üksteise juttu selle pointiga, et sa ei ütle teisele sitasti. Kui Sander karjub Argole, mine sinna, siis kuula seda selles võtmes, et mine sõbrake. Mitte sellega, et ma sulle jalaga tagumikku peksan. Tere ja ilusad kolmapäeva õhtut, tead ja jalgpallisõbrad. Suur päev on käes, suitsulest on söödud, ujumas on käidud ja nüüd on aeg hakata vaatama, kuidas mängib teise liiga võistkond FC Hiiumaa karikavõistluste raames Premium-liiga klubi JK Tallinna Kaleviga. Kuidas teie jõudsite FC Hiiumaasse mängima ja kas teil oli sama agent? Lihtne vastus on just hea. Agendi osas on kindlasti vastus. Hiiumaa on üks agent, kõige suurem agent. Hiiumaa Fabrizio Romano. Suppeljuspäev! Juhei! Et ma ju tegelikult eelmine hooaeg mängisin üldse Harjus, mitte isegi Läänemaal. Pärast seda esiliiga hooaega ma sain aru, et okei, et kõik muu elu tuleb juba ka vahele, et ma enam sellisel tasemel ei jõua jalgpallil pühenduda. Ja siis hakkasin ka mõtteid mõrgutama, et mida edasi, kuidas edasi, oli variant Harju duubliga jätkata. Siis agent Kastein sai ka aisu ninna, et ma esindusega ei jätka. Siis hakkas ka mulle juba vaikselt mõtteid pähe panema, et kuule, et vaata, meil on siin siuksed mehed, siuksed koosseisud, et äkki mõtled Hiiumaa peale ka. Ja siis see mõte hakkas täitsa meeldima, suhtlesin Maarjaga aeg-ajalt ja oligi siuke tunne, et äkki Hiiumaa ei olegi kõige halvem variant. Et tunduski kogu muu elu juurde ka, et see sobiks kõik kogu see kombo. Ja nüüd tagasi vaadates, pool aastat on sellest kõigest möödas, siis ma mõtlen, et super valik minu poolt. Kito, sa olid eelmine hooaeg Läänemaal. Sul, kuidas see protsess välja nägi? Olin ka enda jaoks kindlaks teinud, et võiks jalgpallist väikse vaheaasta teha. Et muu elu tuli peale ja see esiliiga graafik ja kõik läks nagu minu jaoks liiga paljuks. Ja olingi juba teinud otsus, et ei mängi enam jalgpalli. Täiesti lõpetad ära?
Jah, võtakski sellise vaheaasta, et tegeleks muude asjadega. Kuskilt see info jõudis siis agendini. Agent Kasten tundis, et ma olen nagu ripakil ja et võtaks siis Hiiumaale mind. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks kõigist natukene mängimas käia, et jalgpall ikka endiselt meeldib. Siis kui ma olin nagu Kastenile öelnud, et ma tulen, siis helistas mulle peatreener Maarja ja küsis sihukese küsimuse, et Kito, kas päriselt ka tahad Hiiumaale mängima tulla? Peatreener küsis üks küsimuse. Jah, et tulen, et võid minuga arvestada. Puldis 2 Hiiumaa meest, mina Kasper Elissaar ja minu kõrval FC Hiiumaa tavapärane kapten, aga sel hooajal vigastutud mängija Karl-Johan Kastein. Jaga mängijaid, kutid! Sainka pead võitma! Ärad jalad alt välja nüüd! Sillu, me rääkisime sellest, aina ära sealt korras! Davai, tule mängu Hiiumaa! Võidad, Kristo, võidad! Go, Kristo! Kristo, Linner, ära maga ära seda venda! Mine, Karmo, jooksed ära selle venna! Saad, Karmo! Go! Tule, Kristo, tagasi! Mine, liigu palliga! Ja mine, Karmo! Mine, Linder! Võta, kuuled või? Võta Kito kõrvale endale. Löö! Tühi ära! Löö! Karmo, löö, julgelt! Yes! Korras, õni! Jooksed ära, Enman, jooksed ära! Kurat küll! Kuidas siuke vend jookseb Karmos kiiremini? See võimalik. Kristo siinpool on. Rahu! Ja mine, Kristo, mine! Johan on. Veel. Võtid ei lase ära minna, aina. Oled kaasas. Ei ole nagu Klee. Yes! Mängi, Argo, mängi! Go! Räägi Maikoga, kui teete, siis ütle öelge mulle. Ma nullidelt ära ei hakka ära võtma. Kui värav lüüakse. Siis teeme. Karmo, kui sa peaksid kokku võtma selle, et mis on Kito roll Hiiumaa võistkonnas ja mis teeb tast sellise mänge nagu ta on, siis mis see oleks? Ma ütleks, Kito on siuke töömees, et ta võib-olla palju ei jutusta väljakul minuga võrreldes näiteks, aga Kito on selline töömees, et ta teeb oma asjad ära ja ta sellega võib-olla näitabki tegudega teistele ka siis nii-öelda selle standardi ette, et ta teeb lihtsalt asju hästi ja loob võistkonnas nagu mingisuguse standardi ja on, ütleme, võib-olla seal keskväljakul siuke metronoom, et kõik muu tema ümber toimiks. Kito, mis teeb Karmost sellise mängija nagu ta on ja miks tema on FC Hiiumaa võistkonna põhimängija? Karmo on selline väga füüsiliselt tugev mängija, et tal on väga hea kiirus, tugev ja täpselt sellised, et ta sobib siia satsi nagu väga hästi. Meil on üks võistkonnas siuke mängija nagu Germo Platov, kes on võtnud päris mitu punast kaarti see hooaeg. Kuidas sa teda iseloomustaksite mängijana? Germo on tegelikult ju väga terav mängija. Ma ütleks, ta on lühike süütenöör, et kui asjad hakkavad pahasti minema, siis ta saab enda peale pahaseks, teiste peale pahaseks, kohtuniku peale pahaseks. Ja siis võivad jah sellised mingid tobedad kaardid tulla. Nüüd on juba asi kuidagi nii kaugel, et siuke tunne, et need kaardid nagu ajab teda ise ka taga, et on võib-olla vahepeal natuke ebaõnne ka, et neid kaarte saab. Ta on juba siukse maine endale teinud. Ja võib-olla ka jah, et mingis olukorras ei oleks kaardi olukorda, aga kohtunik ikka maine pealt annab just. Aga tegelikult on ju väga terava jalaga ja kui vaatadki, kes meil väravaid praegu lööb, siis Germo lööb kõige rohkem väravaid. Et 45 minuti on Premiga mängitud, 0-0 on seis. Okei, anname teisel poole ajal veel paar korda vastambaid, neil on kõik on korras, õnne. Eks ta võitleb, kuule, Argo, tegele oma mänguga, rääkisime. Argo lühikeselt teed, õnne. Germo Platov. Tema saab iga mängi 2-3 kollast. Oleme taga korralikult koos, aine. Ees on okei.
Kott ei taastu pealt ka liikuma, onju. Ei tee trikke, ma räägin sulle, ei tee trikke neist. Aju, mine taha poole. Mees maad neid! Hallo! Röögin lööb ära 64. minutil ja olukorras, kus 2 Hiiumaa meest on teisel pool maas, ikka veel on nad maas. Rahu, Ruits, rahu! Kott ei tõsta pea üles! Pehmem tõrje ja sealt tuleb teine. Rudolf Paun läks palli peale, läks sealt kuidagi läbi ja teine pall nüüd Hiiumaa väravas. Härrad ei saa uljaks minna! No nii, las nad löövad. Silves on nüüd kastis. Ikka kastis värava ette! Ja kolmas. Läheb, tõsta pea üles nüüd, Kotid. See Ruts viskab veel näpu otsaga arga, lüüakse edasi. Türa! Aga hea kogemus, ma arvan, et osadele, kes pole Premi vastu enne mänginud. Tase on ikka teine kui meil on. Ja ta läks nagu sinna, sealt on juba lihtne minna järgi. Just ütlesime, nüüd on perses, nüüd tuleb kiirri. Ma teadsin, mul öeldi 3 korda, et tule. Ma ütlesin, ei, ma natuke hingan ka, et nagu kogu aeg jooksen siit. Sa panid siukse keha ühe korra, ma vaatasin, nüüd läheb pooleks. No nad ei sõitnud meist üle lihtsalt füüsilisega seal lõpu teise poole ja teisest poolest lihtsalt tapsid ära meil. Tublid, ütleme koduväljak, publik elas kaasa, atmosfäär rahvast oli, et see mäng oleks siin nugade peale võinud minna kui parema õnne peale Hiiumaa poolt, aga ma arvan, mõlemad võistkonnad said hea lahingu ja hea kogemuse. Karmo, sa kutsusid mind täna siia Österby restosse. Miks see koht? Ja, me oleme siin praegu sinuga Österby sadama resto ees ja juba 3. aastat teeme me siis sõpradega siin sellist väikest toredat restorani. Peamiselt on ikkagi, ütleme, selline suvekoht ja meil on siin suured üritused. Teete kontserte? Kontserte, jah. Mulle meeldib endale öelda, et see on suured, eks ju. Tegelikult võib-olla see inimeste arvu poolest võib-olla on väike, aga meie enda jaoks on suur asi. See siin ei ole su ju igapäevatöö? Ei, see on, ütleme, jah, selline hobi. Aga tegelikult, jah, ma üldsegi olen raamatupidaja tegelikult, eks ju. Sa töötad siis kas Haapsalus siin kõrval või siis oled Tallinnas? Mul on selline hübriidvariant, et ma töötan Veriffis, ehk siis kontor on justkui Tallinnas, aga raamatupidaja töö võid ette kujutada, et sa võid seda teha ükskõik kust, peaasi, et sul on arvuti internetiühendus ja anna ainult tuld. Et kuna ma olen ise Haapsalu poiss, siis mulle meeldib ikkagi olla siin Haapsalus. Enne kui me alustasime selle kohaga, siis ma tegime õega juba Haapsalus Müüriääre kohvikut ja sealt nagu jäi kuidagi siuke mingi isu veel, et tahaks veel midagi teha, tahaks sõpradega koos midagi teha ja siis kuidagi tekkis see Österby variant ja siis tekkiski siuke idee, et okei, võtame õe punti, mina pundis, võtame mõned sõbrad ka veel punti ja proovime midagi ägedat teha. Mis su enda roll praegu tänasel päeval siin on, kui sa töötad igapäevaselt raamatupidajana, siis kui tihti sa siia satud ja mis sa teed? Kui meil on siin suvel üritused, et me olemegi proovinud teha, ütleme selline 3-4 üritust iga suvi, et siis mina olen justkui siis see, kes mõtleb, keda kutsuda, suhtleb artistidega, korraldab seda üritust. Ma näen sul siin sadam ka. Selle sadamaga olete te ka kuidagi? Ja, kogu sadamat haldame ka meie. Ehk siis kai kohtadest kuni igasugused, kes tahab siin külalised tulevad meile, kes tahab kuhu parkida. Et üks meist siis tegeleb täitsa nagu sadama poolega. Aga siis võib-olla oleks mõistlik võtta sammud sadama poole ja rääkida natuke jalkajutuga. Lähme vaatame. Kuidas sa balansseerid seda töö, trenni ja võistlustel käimise suhet omavahel? Kuidas see sul välja näeb? Ja ega see ei ole lihtne tegelikult, eks. Et kuskilt maalt sa
pead midagi ohverdama ja ega Veriffi arvut ma ei saa midagi ohverdada, eks. Aga eks ma olen pidanud ikka trenne ohverdama, siiamaani pole õnneks pidanud mänge ohverdama, see on nagu ainult positiivne. Sul oli kindlasti kunagi eesmärk jõuda nagu kõige kõrgemale tasemele. Mis võib-olla on see põhiline põhjus, miks see sul katki jäi? Kui nüüd tagasi vaadata, siis Viljandi tulevikku, kui ma juba nagu olin, ütleme selle lävel juba, et võib-olla saaks kas või selle minuti või 2 seal kuskil mängu lõpus ära teha, et ütleme, oleks see linnuke kirjas. Aga kuidagi läks nii, et keha ei pidanud vastu sellele koormusele, nagu, mis seal ütleme, kõrgliiga ja sinna esiliigade tasemel nagu on juba. Ja ega nagu ütleme, kui ma olen endaga aus, siis taseme poolest ma ei ole ka selline mängija, et ma lähen nüüd kõrgliiga klubi juurde, löön jalaga ukse lahti, et ma olen Karmo ja pange mind mängu. Miks see Viljandi asi sul lõpuks katki jäi? Kas see oligi vigastused või oli seal midagi muud veel? See ikkagi, ma ise mõtlen vähemalt küll niimoodi, et see jäi selle vigastuse taha. Et ma lõpuks mängisingi tegelikult ainult ühe mängu, see ka karikavõistlustel mängisime ise enda duubli vastu. Et siis ma tegingi 90 minutit seal ja siis sain mõned mängud kõrgliigas pingil olla ja see oligi kõik Viljandi osas. Et selle aja, mis ma seal oligi peamiselt ikkagi, ütleme, mina ja füsio kahekesi vaeva nägemas, et mind nagu üles putitada. Aga kuidagi see jäi. Ja ma ei teagi, see reelähendaja on selline paras anomaalia. Kas FC Hiiumaa jääb su karjääri viimaseks klubiks? Kui ma nagu ütleme lähedastega räägin jalkast, siis nemad kogu aeg mõtlevad, et aitab Karmo. Sul on kere ja kõik on katki, et aitab, ära mängi enam jalgpalli. Siis ma nagu neile ütlen, et et eks ma ikka pean hoidma ennast. Aga et jah, võib-olla pere ja kõik ootaksid, et ma ei lõhuks ennast. Eks see viitaks nagu sellele, et võiks mängida Hiiumaa eest rahulikult hoida ennast, eks. Aga ma arvan, et see spordimehe hing ikka nagu tahaks vähemalt võib-olla näha, et see kõrgemalt oleks mingi huvi, aga samas ma olen nagu leppinud ka sellega, et kogu muu elu tahab ka elamist. Et ma arvan, et ma oleksin väga rahul sellega ka, kui Hiiumaa jääbki minu viimaseks klubiks. Vähemalt sa ei saa öelda, et FC Hiiumaa oli mu lagi. Jah. Väga paljud saavad seda öelda, et minu lagi oli FC Hiiumaa. Noh, nagu näiteks mina. See kõige lõbusam, mõnda venda näen kuradi tihedamini kui kuradi und juba raisk. Aga pole hullu, tuleb pikk paus sisse, 1,5 nädalat. Loodame, et iga mõni mees veel ei mõtle endal midagi välja ja ei mõtle, et kuradi hooaja keskel kavatseb kuradi Egiptusesse sõita. Viisakeelu saad raisk. Kaugelt vaadatakse justkui nagu Jude Bellingham, ta on Jude Bellinghami look-alike. Ma lihtsalt händ. Ta on lihtsalt händ. Davai, oma elu sisse kohe. Täitsa! Ma ei saa aru, mis ta ütleb. Ei oska vasakuga lüüa ju. Ei oska vasakuga lüüa ju. Türa kaigas, noh. Mängime, ära mölise siin. Ja ikkagi näed, see toimis, aga sealt, kuidas oli jutt? Kas oli jutt, et niimoodi saab teha või? Ei suuda ära jagada. Oli jutt niimoodi, et niimoodi saab või? Kui ei saa, siis ei saa, noh. Oli jutt ju nii, oli ju. Ja palli kaotas. Karalik. Nad ju küsivad seda pennakuga, hoiavatega. Ütlevad, et anna penna. Ma olen tegelikult kohtunud. Te võiks olla terve liiniga, kui nad mängivad sealt oma standardid siin maal nagu. Te ei pea seisma siin all, mille jaoks? Kuidas esimene poolaeg oli? Paskna!
Sitt! Me ei saa lasta siia sööda. Ja teine äär, kes ongi Linder, sa lähed ära vahinud. Või jah, või siis mina. Siis kui ründe on siin, ma olen siin, tuleks ta lükkab siia. Kurat raske on, ees ei jää pall seisma ja liiga lihtsalt anname ära selle asja, palli anname ära. Nagu ei suuda mingis mängufaasis seda palli niimoodi, et annaks nüüd 110% ja ma võidan selle palli ja peale seda on sul kohe löök. Et kaotame nagu väga triggeri koha mängu peale. 2 meest 6 meie venna vahel ja saab minema. Mine! Tule kaasa, Nik, see on kaart, aina. Sõber, see on kaart, see on näli. Kurat! Härjad! Teeme siin nüüd, noh! Let's go! Kito! Ära tee viga! Appi mine! Mängi, Linder, mängi! Võitla! Karmo! Vaata, et oleks kannatlikud, ärge pange neid suvalisi pikki palle, täiesti mõtet tegevus. Palun löö ära nüüd. Juurde, Kasti! Jääks mölla, jääks mölla. Maiks, vaata mänguna. Lase ära jääks. Juurde! Vamos! Jälle koitiks, korras. Emme on seal, tule issi koos. Jah, tule. Lähme nagu kohtunikele ka patsa. Ma ütleks, et me olime üle, tegime paar eksimust oli ja selle pealt löödi ära ka. Pole midagi parata. Vahepeal jalgpallis juhtub. Aga võit on taskus, nii et see on põhiline. Saame edasi. Kito, me oleme täna siin Haapsalu vanalinnas, tulime ühte kohvikusse ja ma tahaks tegelikult väga teada, kuidas terve elu Haapsalus kasvanud mees ühel hetkel nüüd mängib FC Hiiumaa meeskonnas. See ongi tulnud läbi Läänemaa jalgpalliklubi, et kui meie mängisime esiliiga B-s, siis oli meil nagu Hiiumaa oli meie duubelmeeskond. Ja kui oli näiteks koondise pausid ja niimoodi, ja siis Maarja nagu kutsus mind vahepeal Hiiumaad nagu aitama, et Hiiumaa eest nagu mängima. Peale eelmist hooaega siis mõtlesin, et võiks nagu esiliiga tasemel vähemalt lõpetada jalgpalli ära. Mis su igapäevatöö on ja mis sa teed? Mu ametikoha nimetus on siis geoinformaatik. Geoinformaatik siis tegeleb andmehaldusega. Sa meeskonnaga koos väga tihti treenima ei satu? Üldse väga. Üldse mitte. Aga kas sa kuidagi teed mingeid trenne ka nii-öelda individuaalselt? Individuaalselt käin jooksmas ja jõusaali. Et pallitrenni ei tee üldse, et see tuleb mul vana rasva pealt kõik. Kas see hooaeg jääb sul FC Hiiumaal viimaseks või sa tahaksid FC Hiiumaa eest veel platsile minna ka järgmine või ülejärgmine aasta? Ma arvan, et ei jää viimaseks. Et kuna ta täpselt nagu ideaalselt praegu sobib nagu mu ellu niimoodi, et siis ma arvan, et ei jää viimaseks. Kust kohast tuleb Kito nimi? Mu ema hakkas mind väiksena niimoodi kutsuma ja siis kõik vanemad poisid seal, vend ja kõik nagu võtsid seal üles ja kutsusid mind niimoodi. Ja nüüd ta ongi siis niimoodi edasi läinud, et kui ma saan mingi uue sõpraskonnaga nagu tuttavaks, siis ongi nagu mu sõbrad kutsuvad mind Kitoks ja siis kõik on nagu, kes see Kito on. Me olime mingi 3 kuud samas võistkonnas mänginud, ma mõtlesin, su nimi ongi Kito. Täna on ilus suvine päev, käes on 20. august ja meil on väikse karikavõistluste poolfinaal siin Rakveres ja Rakvere Tarva vastu. Kõik näevad, kõik kuulevad, jah? Näete, 20 venda Rakveres. Milline saavutus?
ühe korra mängisime 0-0 on ju, aga niisugune alati, kui Rakvere on, siis nagu ei saa mingid mehed tulla on ju. Mõned on Lõuna-Eestis reisis, mõned on Soomes reisil, mõni on tööl. Karmo Einmanil on ka kontsert, hakkab kohe varsti Österbis. Paju võib-olla minna õhtul vaatama, Jaagup Kreem laulab seal. Vahet pole, Paju vaatab põõsust. Olukord lõpeb, palli kaotas, kohe laks järgi, kuradi ühtegi seismist ei ole, kaotab palli, hakkab seal torisema. Tuleb hea mäng täna, aga raske mäng. Lähme finaalisid ilusti. Esimene sekundis on vaja võitlema hakata. Igasse duelli läheme julmalt sisse kasvõi. Aga külma peal. Just. Agressiivsust mitte keegi ei saa sulle öelda, et sa ei olnud intensiivne. No tee nii, et mitte keegi ei saa sulle mitte kunagi öelda. Linder, jaks, minge tagasi! Ja Kirmo! Nurga löök ju! Kermo, kui te liiga kõrgele vaata, Olger astub siit välja, mängitakse 2-1 sind üle, kohe tuleb üle ja on nii nagu ennem. Ja mine, Kito, mine! No nüüd tuleb. Pajukene! Mida sa pikutad seal maas kogu aeg? Mine poodi, osta putsad endal väis. Miks me teeme siukse palli jaotuse? Mis muudaks selle mängu ära, on see, kui me kaotame palli sellega, et vastane võidab mul palli ära, võtab mul palli ära. See on okei jalkas. Aga see olukord, et Juss ei võta mul palli ära, vaid ma annan talle ise palli, see ei ole okeina. Et me kaotame ise liiga lihtsalt mingite asjadega. Olger kukub, Kermo paneb selle söödu ära, Kito lükkab auti. Korjad need asjad kokku, see pall on kauem me käes, meil tekib võimalus. Aga me kaotame selle palli liiga lihtsalt kuskil ära. Oi, läheb poisid! Meie mäng! Toilitada pole mõtet, rahulikult. Nüüd on loosi peal. Ja võtan 4. penda. 2, 3. Kõik hästi, kutid, kõik hästi. Ilus päev on käes, on ju.
suur töö on tehtud, finaalini jõutud. Ja oluline on see, et sa ei pea nagu midagi mõtlema ja võimendama enda peas hakkama ja keegi ei tohi hakata siin mängu sa kangelast mängima. Kermo, sa saad must aru? Ükskõik, mis nad teevad, sa saad lõuga, kannatad ära. Saad jalaga munadesse, kannatad ära. Kui ei kannata, siis ütle, ma võtan su välja. Kõik kaatela. Sambal Riista, ära!